et Ashtanga joogas on kindlasti nagu esialgu tundub, et hästi suur rõhk on sellel füüsilisel poolel ja kõrvalt võib-olla esimest korda vaadates tundub, et see on mingi atleetide värk, et niisugune sportlaste jooga. Aga tegelikult see ei ole nii, et see on midagi palju enamat ja samamoodi nagu ka teistes joogaharjutustes ju see hingamine on see põhiline teema. Aga ta on kindlasti dünaamilisem ja liikuvam kui võib-olla mõni teine traditsiooniline jooga nagu Shivananda või Kundalini. Need on nagu natuke, kõik nagu on oma ette erinevad ja minu arvates on nagu pole vahet, mis joogat sa teed, see peab sulle endale meeldima, et see võib olema see sinu värk nii-öelda. Mina mõtlesin, mis see Ashtanga jooga nagu minu jaoks on. Et minu jaoks on kontakt iseendaga. Ja võib-olla tänulikkus ja leplikkus. Hingamine alla kätte. Navasi Sava. Dasha välja puused. Et sa teed vinyasat, sa teed hingamine ja liikumine sünkroonis. Üks liigutus, üks hingamine. Ma arvan, et kõik inimesed võiks teha Ashtanga joogat. Aga ma ei ütle, et see nagu ainus tee on. Et inimene peab ise ära tundma, et ta tahab seda teha. Ma käisin esimene kord. Ma sain kohe aru, et ma tahan seda teha, aga ma ei jäänud seda tegema. Ma loodan, et kõik need inimesed, kes korra käivad ja kellel näiteks kas või elu tõttu ei ole võimalik seda teha, et tore oleks, kui nad läbi mis iganes juhuse jõuaksid ikkagi tagasi selle juurde. Ma usun, et sellel on väga palju jõudu ja võimalust suunata sind. Siis tore oleks, kui inimesed kogeks seda. Aga kas oma selles elus jõuad Ashtanga jooga juurde? Et seda ma ei tea. Mis sa arvad, miks just naised rohkem teevad? No sellepärast, et ma olen kohe päris kindel, et sellepärast ei tee mehed, et selle taga on mingi stereotüüp või mingi arvamus, et see on mingi siuke chill värk, et mingi lamame matil ja midagi nagu ei tee. Ja no kindlasti julgustab see ka seal joogasaalis, kui sa näed, et seal on teisi mehi ka. Et sa ei ole nagu ainult naiste seltskonnas. Et kas või võtta sõber kaasa ja tulge kas, võite seda oma vahel, lähme teen pulli, tavai, minge proovige. Või tulge proovige. Et tegelikult see on äge. Vahel mulle tundub, et see harjutus on nagu sibula koorimine, et sa puhastad ennast. Võtad ühe kihi ära, aga siis seal on järgmine. Ja järjest sügavamale ja vahel tundub nagu kibedamaks läheb, et
siis vahel ei suudagi, siis sa ei ole nagu valmis veel, siis sa ootad. Sealt tuleb võib-olla see leplikkus siis. Inimesed räägivad joogast, aga nad tegelikult ei tea, mis see jooga on. Ja teine asi nagu proovimisega on ka niimoodi, et kui sa annad endale nagu võimaluse, et olgu, ma lähen proovin, siis üks kord on liiga vähe. Sest et sa ei saa nagu tegelikult üldse aru, mis värk on. Ja noh, tõesti, kui sa nagu 3-4 korda käid ära vaadata, see ei ole ikka päris minu asi. Mis iganes põhjustel. Siis lasta siis olla, see ei olegi praegu võib-olla sinu asi, aga võib-olla ühel päeval sa nagu proovid jälle ja siis sulle tundub, et jah, nüüd on see aeg. Palju erinevaid inimesi tuleb kokku, aga mati peal on kõik võrdsed. Seal ei ole tiitleid. Alavaatuskoeras on siis tahapoole, et see nime osa on natukene kumer, aga neil on väga tugev udijana. Et sa näed seda, siit on nii tugevalt sisse tõmmatud, et seda on hästi vinge vaadata. Sisse hingamisega aavutus. Ja välja hingamine, rulli tuleb aavutus. Sisse hingamine, kõverda põlvest, peopesad kokku. Ja välja hingamine, samasse. Võib-olla miks see Ashtanga jooga on nii populaarne lääne inimeste hulgas ongi just see füüsiline pool, et see on atraktiivne, see on põnev. Ja väga tore ju, et see haarab inimesi ja siis niimoodi võib-olla nagu kavalalt viib sind edasi muude asjadeni. Nii hea, Sandra. Pigem kui on niisugune võimas grupp või niisugune, siis see energia muutub nagu see üheks. Et sa lihtsalt oled osa sellest energiast. Et see on ka nagu võimas tunne. Et sa oled osa millestki suuremast. Sest me oleme ju osa millestki suuremast, lihtsalt meil nagu see teadlikkus on ära kadunud. Aga läbi selle harjutuse meel muutub rahulikuks ja siis sa võid tajuda seda grupi tunnet, et sa oled osa sellest.